Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame ka mitmemõõtmelisi andmestruktuure. Me oleme varem juba kokku puutunud tegelikult mitmemõõtmeliste andmestruktuuridega. Näiteks me saame teha järendit ja järendit, kui meil on järendelementideks järendid, aga samamoodi ka ennikut või siis ennikusse saame panna järendid. Me saame hulkade hulka teha, järendite hulka. Aga on olemas veel üks selline mitmemõõtmeline andmestruktuur nagu sõnastik. Et sõnastik on inglise keeles siis dictionary ja see on siis dünaamilise pikkusega muteeritav andmestruktuur, kus elemente identifitseeritakse võtmetega. See tähendab seda, et see on muudetav, pikkus muutuv, aga elemendid siis on märgitud siis võtmetega. Me saame sinna asju juurde panna ja ära võtta. Ja kuidas siis sõnastik töötab, selleks tehakse sellised võti- ja väärtuspaarid loendina ja märgitakse loogiliste sulgude vahele, nii nagu oli hulk tegelikult. Aga sõnastiku puhul siis tuleks siis kooloniga sinna loogiliste sulgude vahele panna võti ja väärtus. Näiteks võti 1 ja väärtus 1, võti 2, väärtus 2 ja nii edasi. No teeme ühe näite ka ja teeme sellise näite, kus siis on eesti-inglise sõnastik ja kus siis igale eestikeelsele sõnale vastab siis ingliskeelne vastav tõlge. Ja sõnastikku siis luuakse nii, loeme siis sõnastik ja nii nagu sai öeldud, loogilist sulgude vahele ja siia siis võti, kass, sama võtmega salvestada uue väärtuse, siis salvestatakse see üle. Nii et kass on siis näiteks cat ja komaga eraldades siis koer on dog ja hiir on mouse. Nüüd, mis me selle sõnastikuga teha saame? Kõigepealt saab ekraanile väljastada print sõnastik. Ja näeme, et on tekkinud selline sõnastik. Nüüd võtmed võivad olla suvalist mitte muteerivat tüüpi väärtused. Kõik võtmed on reeglina samad tüüpi ja väärtusedki reeglina oma vahel. Ehk siis nii nagu meil praegu, et need on ikkagi siin sõned ja kui need on ka sõned, siis on need sõned. Kuigi Python lubab ka erinevat tüüpi võtmeid ja või väärtusi. Ja nii nagu siis järendite ja listide puhul toimub siis nende elementide kättesaamine siit kandiliste sulgude abil. Näiteks sõnastik kohal, kuid vahe on siis indekseerimises, et siin ei ole nii, et see on nullis element ja see on esimene element, kui siin siis väärtuste tähistamiseks kasutatakse seda võtit. Nii et kui me tahame teada, kuidas on kass inglise keeles, siis meil tuleks siia see võti sisestada. Cat. No proovime näiteks koeraga saab. Kuidas me saaksime kätte, et kõik võtmed ekraanile väljastatakse? Et me teaksime üldse, mis sõnad seal sõnastikus on. Sest tegelikult saab üle sõnastiku itereerimises kasutada samuti for tsüklit nagu erendi puhul. Et for võti in sõnastik print võti. Ja nii me näeme neid kõiki eestikeelseid võtmeid seal. Ja tegelikult saame samamoodi ka siis kõiki neid ingliskeelseid vaadata. Tuleks siia lihtsalt panna siis sõnastik kohal võti. Õppematerjalis on teil veel erinevaid funktsioone siis sõnastikuga tegelemiseks. Seal on keys, values, items, copy, pop, del ja len. Ehk siis saate kasutada kõiki neid uurimaks, kas mõni võti on see sõnastikus üldse. Saab võtmete listi eraldi välja, väärtuste listi saab eraldi kätte. Ja siis võti väärtuspaaride listi. Ja samuti saab siis sealt sinna eemaldada ja lisada siis väärtusi. Kui te olete sõnastiku harjutanud, siis on väga heaks harjutamiseks selline ülesanne, kus tuleks siis koostada funktsioon sümbolite sagedus. Ja saab siis argumendiks ühe sõne, lause, ja tagastabki siis sellise sõnastiku,
kus kõigepealt siis lisatakse sõnastikku vastav täht ja siis selle järele mitu korda see sõnastikus esineb. Edu katsetamisel!